Tere tulemast kuulama Off the Record podcasti järjekordset osa ja täna oleme siis neljakesi. Lisaks Taavile, Jake'ile ja minule endale oleme külla kutsunud ägeda inimese, kellega saaksime koos ajada just seda juttu, mis meile siin kõigile meeldib ja kuulajatele ka, et räägime finantsturgudest ja investeerimisest. Tere Jake, tere Taavi. Tervist. Joo. Ja meie külaline Meelis Maasik isiklikult. Ja tänud kutsumast. Et paar sõna ka sissejuhatuseks, et mina ise olen siis Meelise tegemistega kursis läbi sellise podcasti nagu investeerimisjutud, et Swedbanki poolt tehtav podcast, kus nüüd Tarmoga koos siis ma ei tea, kas iganädalaselt või suhteliselt tihti ikkagi nagu teete seda podcasti? Ja iga esmaspäev üritame ikka eetris olla. Et sealt olen ise kuulanud ja see, kuidas Meelis räägib asjadest, see on nagu väga äge, et on selline analüütiline, samas vaoshoitud ja detailitäpne ja ega paar huumorimomenti tuleb ka ikkagi teinekord sisse. Aga Meelis ise on siis Swedbankis finantsturgude vanemmaakler ja sinu töö siis ongi sukelduda erinevatele finantsturgudele ja ilmselt läbi selle aidata ka kaudselt klientidel teha nagu paremaid otsuseid ja pangal paremaid otsuseid. Võib-olla küsingi seda, et räägin paari sõnaga, et kuidas sa sinna finantsmaailma üldse jõudsid ja kuidas sa Swedbanki jõudsid ja võib-olla tänasele positsioonile ka, mis üldse teed igapäevaselt? Ja, et kuidas ma siia jõudsin, Market, siis, et ütleme, teekond on olnud päris pikk, aga võib-olla ma ütleks, et ta nii-öelda väga põnev ja seiklusrikas on olnud, et aga kuidas ikka nagu peale ülikooli lähed kuskile tööle ja siis esimesena ma sattusingi SEB-sse tegelikult ja seal oli siuke SEB kindlustus, kus müüdi siukseid teise ja kolmanda samba tooteid, et sealt sai nagu alguse huvi nagu investeeringute vastu ja siis sealt edasi liikusin nagu SEB alla ja seal investeerimisnõustajaks ja mingil hetkel siis sealt edasi 2006 aastal tulin Swedbanki privaatpangandusse ja 2006 aasta oli siuke ilus aasta, siuke mõnus buumi aasta, et klientidel läks väga hästi. Ma mäletan, portfellid olid siin päris rohelised, igasugused need Ida-Euroopa aktsiafondid ja Venemaa fondid olid just aasta tootlused olid mingi 100% ja pluss. Et siuke mõnus aeg, aga kahjuks ei kastnud kaua, et siin 2007 olid juba esimesed mõrad ja siis läks nagu möll lahti, ja seal privaatpanganduses ma olingi siin 5-6 aastat ja peale seda siis ma tulin Swedbank Marketsisse, et olen siin erinevatel positsioonidel olnud, et sisuliselt kõik võimalikud positsioonid isegi läbi käinud, et alates siin USA maaklerist, Euroopa maaklerina ja institutsionaalse poole pealt kliente nii-öelda nõustanud ja igasugused struktureeritud tooted nii-öelda olen kokku pannud, et mida enam isegi pakuta neid pangas. Ja tänaseks siis, eks me siin deskis teeme kõike, et sisuliselt aktsiate, võlakirjude, valuuta ja futuuride on siuke vahendusäri ja lisaks siis podcast ka, mis me Tarmo Tänilusega teeme iga nädalaselt, iga esmaspäev, et kus räägime finantsturgudest, võib-olla siuksed huvitavamad teemad, mida siuke investor võiks teada. Kas mõne struktureeritud instrumendi osas on kokkupuudet seal 2008-2009 aastast ka CDO-dega või mis need kõige põhilisemad instrumendid olid, millega seda laenu mortgage turgu shortiti siis? Tead, meil olid selles suhtes, et siuksed investeerimistooted, mida me pakkusime kliendile, et kus on lihtsalt siuke alusvara ja ta on nagu mingil määral garanteeritud riskiga või ütleme piiratud riskiga toode, et sisuliselt kui see alusvara siin paari aasta jooksul allapoole pani, siis sa tootlust ei saanud, said enda põhiosa nagu tagasi, et sul oli nagu deposit pluss optsioon nii-öelda ja kui see
nii-öelda alusvara liikus õiges suunas, siis said enda deposiidile lisaks nagu niisugused optsiooni tootlust. et ta oli jah, natuke sihuke riskivabam toode, mida me pakkusime, et jah, et päris ütleme nii, et oma kapitali garantii oli ikkagist seal enamustel peal. ma vaatasin, et Swedbankis oled juba pea ligi varsti 20 aastat olnud, et kindlasti selle aja jooksul üht-teist kõrva taha ise ka pannud, et kas sa oma investeeringuid teed eraviisiliselt ka kõrvalt ja võib-olla räägigi natuke, et mis su selline milline su portfell endal välja näeb ja mis strateegiat sa viljeled? jah, tead, eks kui ma Swedbanki tulin, jah, eks ma sain alguses ise ka nagu kohe esimesed laksud selle suure finantskriisiga pihta, aga noh, tollel ajal, eks ma olin üsna noor ja ülikoolist tulnud enam-vähem, et ega noh, siis nagu kapitali väga ei olnudki, et aga noh, pigem eks ajad olid sellised ka, et kus nagu üksikaktsiat osta, nagu ma mäletan, oligi noh, meeletult kallis, välisaktsia ostel mingi 25 eurot oli miinimumtehing ja siis kuidagi ei olnudki sul väga mõistlik nagu noh, aktsiaid osta, noh, eriti kui sul ei ole suuri summasid, et siis see iga tüki ost oli nii kallis nagu, aga noh, kuidas, no ütleme nii, et suures pildis, eks ma olen ka nagu läbi nii-öelda turgude arenenud ja kindlasti alguses ma olin sihuke, noh, vaatasid ikka siin Balti börsi natuke aga millest ma nagu aru sain, siis ma sain aru sellest, et mul ei ole eriti sihukest kannatust, et panna kuskil, osta mingit Eesti väärtpaberit ja seal saada mingi 5% dividend ja kuidagi jah, ühesõnaga, et ei ole niisugust kannatust ja aega nagu oodata ja et mul pigem mul oli tunne, et ma otsin rohkem nagu riski ja niisugust volatiilsust. Ja ma võib-olla isegi ütleks seda, et ma olen küll nagu finantsis üsna kaua töötanud, aga võib-olla niisugune suurem huvi just nagu üksikaktsiate vastu ja nagu konkreetselt turgude vastu on ikkagist mul võib-olla 5-6 aastat, et kus ma hakkasin nagu rohkem jälgima ja ise võib-olla rohkem aktiivselt tehinguid ka tegema, ja noh, täna ma olen ikkagist jõudnud sinnamaani enda võib-olla niisuguse strateegiaga, et kus ma olen aru saanud, et mu endale sobib see, et mul on võimalikult vähe instrumente portfellis ja mul on nagu täielik nagu niisugune risk management, et kui ma midagi ostan, kui ütleme, tekib mingi õige setup, siis ma lähen sinna suurelt sisse ja mul on vähe nagu positsioone, ütleme portfellis, et mul on nagu mingid indeksid ja kui ma võtan üksikaktsiaid, siis ma vaatan mõne konkreetse ja suurelt ja mis tähendabki seda, et mul on võimalik nagu neid kõiki üksikuid positsioone nagu jälgida, ma jõuan sellega tegeleda ja sellega ma nagu olen päris palju nagu välistanud just niisugusi kukkumisi ja karuturge, et noh, esimene oli niisugune Covidi kriis, et kus ma sain ka ikkagi üsna kiiresti tipust välja, et müüsid enda 6-7 instrumenti maha ja vaatasid seda asja pealt, et ja noh, täna on täpselt sama seis, et ma vaatan suures pildis cash'is istun cash'is, vaatan seda pulli siin pealt ja noh, kuigi pikaajaliselt ma olen hakanud tasapisi niisuguseid indekseid juurde võtma, aga mitte üksikaktsiaid hetkel, et nende üksikaktsiatega ma ootan nagu selliseid õigemaid setup'e, et kui see trend muutub, et siis hakata nii-öelda jälle riske suurendama, et mu eesmärk võib-olla ei olegi osta nii-öelda odavalt ja müüa kallilt, mu eesmärk on osta kallilt ja müüa kallimalt, et ma päris selle põhjaajastamisega ei tahaks väga tegeleda, ütleme just üksikaktsiatega. Ja ma tahtsingi võib-olla küsida enne, et kas see indeksite üksikaktsiate portfellis omamine, kas seal on mingi loogika ka, et proovid indeksitega saada hajutatuse kätte, üksikaktsiatega positsioonidega võtta siis mingi kontsentreeritud nagu teesiga mingit riski, aga tundus, et vastusest juba on see, et sa tegelikult oled nõus ka neid indeksi positsioone päris müüma siis, kui sa näed, et turg ei ole nagu
selline ja nägemust ei ole, et see võiks edasi tõusta, et või kas sa vaatad neid võrdselt, et indeksi positsioon on sarnane nagu näiteks, et sul võib olla võrdselt sama suur positsioon indeksis kui ka mõnes üksikaktsias või pigem indeks on suurem positsioon tavaliselt kui üksikaktsias positsioon? no ütleme jah, indeks selles mõttes, et ta on natuke safe im, on ju, ta on hajutatud, aga ma vaatan hästi palju niisugust tehnilist trendi ikkagist, et eks tehniline trend võib olla ETF-idel täpselt sama nagu mis üksikaktsial, et kui ikkagist nagu mingisugused libised keskmised või asjad hakkavad nagu allapoole liikuma, noh siis ma väljun sellest positsioonist. Et noh, indeksiga võib-olla sa annad natuke rohkem aega, et nii-öelda puhvrit nii-öelda sellele kõikumisele, et selles mõttes noh, indeksid on nagu noh, üldiselt ma oman nagu suuremate summade eest, aga noh, ikkagist aktsiatega on nagu oma riskid ja võib-olla niisugune volatiilsus ka, et kuskilt tuleb see närvipinge nagu mängu, kui on liiga suur positsioon, et ETF-iga on nagu natuke rahulikum magada, et selles suhtes noh, isegi kui nagu need riskid on sul manageeritud ja sul on stop-lossid paigas, et aga noh, aktsiad on volatiilsemad ja paraku noh, võivad seal stop-lossidest päris kiiresti nagu ära käia, et lähed positsioonist välja, et siis indeksitega sa nii-öelda omad seda puhvrit ikkagist rohkem või kohati võib-olla sa ei panegi nagu peale nagu otseselt stop-loss orderit, aga noh, sa jälgid nagu igapäevaselt. Et nagu ma aru saan, siis praegu istud täitsa rahas ja vaatad pulli pealt, et võib-olla siit ongi hea minna meil teemade mõttes ka sellele, mis praegu toimub maailmas. Aga oled siis rahas täiesti? Jah, suures pildis rahas. Noh, mul on, ütleme nii, et mul see teine sammas on näiteks noh, pensioni investeerimiskonto, seal on üsna rahas, mõned üksikud positsioonid, mingi dividendi aktsiad ja nii, aga ja mingi 95% on seal sularaha täiesti, siis noh, kolmas sammas, noh, seal on fondid, seal ma võtsin juba mõnda aega tagasi riskid maha, et olen seal nii-öelda võlakirjafondide poole kaldus, et noh, kuigi eelmine nädal ma juba natuke vahetasin ringi jälle, et aktsiate osakaalu suurendada ja siis noh, enda tavaportfell, jah, ma korra nagu proovisin ka natuke siin põhja ajastada, ütleme see põrge, mis siin oli, see müüdi nagu ära ja siis ma vähendasin oma riske ka, et nii, et ma olen hetkel jälle suures pildis nagu rahas, aga noh, ma arvan, et noh, täna on ikkagist tegelikult hea aeg, ütleme, mõelda natuke pikemaajaliselt, et vähemalt mingi osa nagu portfelliga ka tavakontol, et võtta nagu selliseid indekseid nii-öelda DCA ja kuni nii-öelda lõpuni välja, aga noh, pigem hästi ettevaatlikult. Ma korra põrkaks tagasi, et päris huvitav on kuulda su mõtted, et mul tekkis mõte, et kuidas sa oma seda riskihaldust teed siis, et kui sa võtad mingi positsiooni, et kas sa lähed siis praktiliselt 100% vaba rahaga, mis sul on sellesse positsiooni sisse või oled sa sätestanud endale mingi piiri, et ma ei tea, 5% portfellist paned sinna üksikaktsia positsiooni või on see piiramatu, kui see setup on õige? Ei, alguses kindlasti sellised testostud, et noh, sõltub summast, noh näiteks kui noh, üldiselt noh, ma ei lähe nagu ühte positsiooni ikkagi suuremalt või 30-40 tuhat, aga noh, siis sellised testostud, mis ma teen, ongi võib-olla 5000, 6-7 tuhat ja kui nagu see setup oli õige, nii et see positsioon nii-öelda liigub nii-öelda üles, siis ma tasapisi nagu hakkan suurendama ikkagi seda positsiooni. Et ja noh, kuni siis noh, selleni, et see aktsia nagu liigub edasi ja mingil hetkel noh, ma saan juba selle stop-lossi nii-öelda natuke ülespoole tõsta, et ma enam selle positsiooniga noh, suure tõenäosusega nagu miinusesse ei kuku, et ma otsin nagu niisuguseid trende, aga noh, täna ma arvan, me oleme ikkagist nagu karuturul ja
ja nii-öelda sellist head setup'i on väga keeruline leida, kui kogu nii-öelda turg on sinu vastu, et sellepärast ma olengi pigem rahulikult rahas ja tegelikult need etapid hakkavad nagu toimuma siis, kui trend on pöördunud, kui me oleme pulliturul, et siis sa leiad nagu selliseid staaraktsiaid või turgude liidreid nagu siin olid Metad ja Nvidiad ja et tekivad niisugused breakout'id ja see, et nende breakout'ide ostmine on minu niisugune, seda ma vähemalt otsin, üritan leida nagu. aga ma saan aru, et sa praegu selle viimase põrkega siis proovisid kaasa minna, müüsid ennast välja, et aga kuidas sa tunned, et kuna Trump siin võib neid tariife ühte poole visata, teise poole visata ja sellele turud vastavad käivad samamoodi, ma ei tea, 5% ühele poole, 10% teisele poole, et kuidas see nii-öelda korreleerub, ütleme, jaeinvestorile siis, et mida nemad võiksid teha sellises olukorras või peakski ootama nii kaua, kui on niisugune väga kindel trend muutunud, et praegu on jah allatrend, aga tuleks siis oodata nii kaua, kuni see trend on täiesti muutunud ja siis võiks tagasi minna või? jah, tead, eks see, ma arvan, et see sõltub täiesti investorist, et kellel on niisugune väga pikaajaline strateegia, kes nagu igapäevaselt võib-olla turgu ei vaata, et siis väga okei ongi täna ikkagist raha juurde lisada portfelli, et pangu, ma ei tea, tõesti kolmas sammas täis, pangu kui niisama portfell, ostku mingi üldiseid selliseid indekseid, aga pigem ettevaatlikult, et DC võib-olla nii kaua kui saab. Samas pigem mul enda niisugune tunne on, et üldiselt täna on hea koht siseneda, vaadates igasugused ajaloolised näitajad, on ju, et meil on kõik need investori sentiment on nagu ajalooliselt üli negatiivne, ma ei ole ise nii negatiivset sentimenti näinudki, kõik need VIX indikaator, mis siin käis üle 60, see on samamoodi ajalooliselt nagu väga harva esinev juhus, et ta nii kõrgel käib. Ja kõik need hirmuahnusindeksid, et üldjuhul need kõik viitavad nagu väga heale sisenemiskohale, aga see ei tähenda seda, et me sinna ütleme selle järgmise 3, 4, 5 kuu jooksul veel 10-15% madalamale käi, et pigem ma seda kardangi, et täna võib nagu niisugune hetkeline hea koht olla osta, aga meil tekib see aasta ikkagist neid paanikahetki veel, kus me liigume nagu madalamale, et sellepärast nagu ma olen nagu aru saanud, et mul pole nagu suure size'iga mõtet nii-öelda karuturul neid allasõite teha, et ma pigem ootan ära, või ütleme nii, et ma üritan neid väga paanikahetki nagu ära kasutada, et siis natuke nii-öelda turuga neid põrkeid saada, aga nagu ma pikaajaliselt ootaks ikkagist ära, kui on niisugune trendi muutus, et nii nagu oli 2022, et peaaegu aasta aega nagu allapoole ja mingil hetkel niisugune aktsiate langus on ka nagu, tekib see kuukujuline kauss, et ja kõik need libisejad lähevad nagu, hakkavad ülespoole liikuma, et siis on nagu niisugune minu koht, kus hakkab nagu hästi palju neid set-up'e nagu tekkima ja siis ma nagu, siis ma ei panusta nagu niisuguse üldise turu vastu, et siis ma lähen turuga kaasa, et nii on nagu mõistlikum ja kui sa panustad siis, kui on tagant tuul. aga kas sa selle käigus vaatad siis ainult tehniliselt, et sa fundamentaalselt ei vaata, et näiteks, et fundamentaalselt ju pigem ütleme, tehnoloogia näiteks sektor on ikkagi veel pigem keskmistest nagu kõrgematel positsioonidel. kas see mängib su jaoks üldse mingit rolli või pigem on puhas nagu tehniline pilt ja selle põhjalt? Tead, ütleme, see fundamentaal mängib rolli küll, et tegelikult ma teen mõlemat pidi, et mingite ettevõtetega, kui on nagu ülihea setup, need on niisugused, tekivad nagu niisugused story'd vaata turgudele, et seal story aktsiad, see tähendabki seda, et sul on nagu aktsia, mingi narratiiv on seal taga, aga seal ei ole nagu mingit tulemust või revenue'sid või et mõnikord niisugused aktsiad pakuvad nagu väga jõhkrat sõitu ja kui sa satud nii-öelda õige setup'i alguses nagu peale sinna aktsiale, siis ilma fundamentaalse mingi taustata need aktsiad teevadki nagu ulmelist kasvu, nii nagu oli siin
aastast tagasi kõik see roheenergia sektoriga, kõik need elektriautod, patareiettevõtted, et seal ei olnudki nagu mingi fundamentaalset story't, aga noh, nad olid nagu kõige kuumem sektor turgudel. Teine teema on et kui sa leiad sellise suurema nii-öelda aktsia, noh, kas või mingi Max 7 või S&P seal top ettevõtetest, kus tekib niisugune hea setup, siis ma ütleme, vaatad ka ikkagist neid fundamentaale, mis on kõige olulisem, mida ma vaatan, on ikkagist earning per share, et see oleks nagu kasvav, võlg oleks üsna madal, sellised nagu suhtarvud ja revenue growth, et see on nagu hästi oluline, et ja noh, ettevõte võiks olla ka net profit'is, on ju, et noh, see on nagu lihtsalt sihuke taganttuul selle tehnilisele setup'ile. Aga mis sa arvad näiteks sellisest narratiivist või story'st, et kui USA-s on siin asjad nagu liiguvad praegu üles-alla, et indeksid on aasta kokkuvõttes miinuses, aga Euroopas siis vastukaaluks on Euroopa näiteks Eurostoxx 50 sellel aastal oluliselt paremini USA-ga võrreldes vastu pidanud. Samuti teame, et Saksamaa ja üldse Euroopa tegelikult investeerib kaitsesse, Saksamaa plaanib taristusse investeerida päris palju, et kas see võiks siis olla mingi uus sihuke narratiiv story, kas see on ajutine ja kas siis võiks olla niisugune uus taassünd Euroopa kontingendile, et siia siis raha investeerida? Jah, ma arvan, et see narratiiv on päris hea, et ütleme, noh, kui sa vaatad tõesti täna USA turgu ja Euroopa turgu, siis kui sa vaatad lihtsalt niisugust tehnilist setup'i, siis tõesti USA on nagu auku müüdud ja Euroopa nii-öelda tegi sellel aastal hästi kiire tõusu, et siis tehniline pilt nagu nii hull ei ole nagu USA-s, et aga noh, ütleme, kuidas kogu see nii-öelda kaitsekulutuste see investeeringud, need hakkavad minema, noh, eks seda näitab nagu aeg, et ma ütleme nii, et kui siin nagu tuleb ikkagi karuturg, nagu ma arvan, et siis ega Euroopa nagu mingisugune imeloom ei ole, et ta nagu pihta ei saa, et ma arvan, et eks USA turg tõmbab ka nagu teised turud kaasa, aga ütleme nii, et kui peale niisugust suuremat ja laiapõhjalisemat müüki, miks mitte ikkagist vaadata Euroopa poole, et see võib olla see moment, kus ikkagist maailmas on päris palju muutusi olnud, et üks on see Vene-Ukraina sõda, ja teine on nüüd Trumpi tulek ja kogu see nii-öelda julgeoleku arhitektuuri lagunemine mingil määral, mida see Trump siin üritab teha, et see võib-olla ongi niisugune trigger nii-öelda Euroopale, et Euroopal on aega ennast kokku võtta, on ka põhjus, kuna noh, NATO peale ei saa enam nagu nii kindel olla, kogu see Trumpi retoorika ja teisest küljest võib-olla, mis ongi see uus reaalsus, on see, et kui Ukraina ja Vene sõda nii-öelda algas, siis ka nagu teate, siis Nord Stream lasti õhku, ühesõnaga, et Euroopa on nagu niisugune olnud nagu 10 aastat niisugune narkosõltuvuses Vene gaasist, on ju, ja nüüd on nii-öelda see kanüül välja tõmmatud ja pilt hakkab nagu selginema ja sealt vaatab päris niisugune kole pilt vastu, et kus Euroopa on nagu aru saamas, et mis vahepeal juhtunud on, et sisuliselt noh, on nii-öelda energiapoliitika täiesti alainvesteeritud ja ei ole pööratud rõhku julgeolekule ja võib-olla see ongi see moment, kus nüüd kõik muutub, et Euroopa on aru saanud, et on magama jäänud ja vaadates sinna neid suuri mammutpakette, mis siin Euroopa valitsused eesotsas Saksamaaga on tegemas, et see võib olla niisugune, ütleme, järgmise 5-6, võib-olla isegi 10 aasta
mõistes sihuke hea pöördemoment olla, et kus võib-olla tõesti hakkavad siin Euroopas nagu tekkima siuksed väiksed startup'id, mis toodavad droone ja sellist militaartehnikat ja miks mitte sealt nagu sünnivadki uued siuksed ükssarvikud mingil hetkel välja. Et Euroopa turul võib nagu pilku peale hoida, aga noh, jällegi ma ise ei suuda ilmselt neid ettevõtteid otsida, et ma valiks mingisuguse konkreetsema indeksi ja kui tekib nagu sihuke ilus trend, et siis miks mitte selle trendiga lihtsalt kaasa sõita, et jah. aga ütleme jaeinvestori seisukohalt on ju, et kes enamus aega on olnud siin USA turuga võib-olla kursis, et meedia ka räägib pigem USA turust on ju, et kui nüüd täna siia Euroopa poole vaadata, et siis noh, kaitsesektori ETF-id juba on korraliku ralli ära teinud, et siin Lev Tolgatšov iga nädal ostab kokku neid, kirjutatakse Äripäevas ja off the record Discordis ka kogu aeg ta raporteerib neid oste, on ju, et või siis kui vaatame näiteks, ma ei tea, Poola aktsiaturgu, on ju, et seal on ka tegelikult korralik ralli juba ära olnud, et eeldatakse, et kui sõda lõpeb, on ju, et siis Poola ettevõtted ka saavad sealt oma osa, on ju, kui aitavad seda Ukrainat üles ehitada, et kuhu üldse nagu tasuks vaadata nagu ütleme, ma ei tea, kas sina vaatad või jaeinvestor võiks vaadata, et milliseid nagu sektoreid või riike või ETF-e nagu üldse vaadata, et neid on tegelikult ju mitmeid, on ju, et kas on nagu laiapõhjaline kogu Euroopa, kas on mingi Saksa oma või vaadata üldse mingisuguseid nagu spetsiifilisemaid, et kus see võiks nagu esmajoones välja tulla või mis panna endale watch listi näiteks üldse? Jah, no ütleme, noh, kui vaadata tõesti seda kaitsesektorit, et noh, mulle nagu isiklikult noh, minu jaoks see sektor, noh, ma olen ise ka selle maha maganud, ei ole võib-olla nii väga siin Euroopat vaadanud, et kõik need Rheinmetallid ja saabid ja noh, kui sa vaatad neid aktsiagraafikuid, siis seal noh, ma ei tea, viimase mingi 3 aastaga on noh, meeletu nagu tõus ära käinud, et noh, ütleme, see võib-olla ei ole see setup, mida ma otsin, et mul on nagu raske anda nagu soovitusi, et nii-öelda noh, ma nagu vaatan neid aktsiaid selle pilguga, et kui on ikkagi seda aktsial juba, ma ei tea, 8, 9, 10 korda mingi tõus siin paari aasta jooksul ära olnud, et siis paraku noh, need on need siuksed Euroopa liideraktsiad tänapäeval, et mingil hetkel see jõuab meediasse, mis on täna juba jõudnud ja me näeme, et kuidas jaeinvestor täna on neid aktsiaid nagu avastamas, et paraku nende buumivate aktsiatega on nii, et kui see asi jõuab meediasse ja jaeinvestor hakkab avastama, et siis kahjuks nad on juba hiljaks jäänud, et see hetk, kus neile peale hüpata, see oli siin võib-olla paar aastat tagasi, kui tekkiski see setup, kus aktsia tegi enda põhja, esimesed uued tipud ja siis on nagu see koht, kus nagu suurelt sisse minna, et täna on justkui see koht, kus need professionaalsed investorid laevad enda stokke nii-öelda retailile maha, kes on saanud, ütleme juba kümneid, ma ei tea, 6 kuni 7, 8 kordseid kasumid seal. Et siis noh, see ongi see hetk, et kus täna jae siseneb suure hurraaga, siis võib-olla siin aastake võib-olla see sektor natuke veel kasvab, aga tekib nagu sihuke stage 3 või sihuke aktsiate topping faas, et noh, nagu Nvidiaga, et aasta aega kuskil ei liikunud, meedias oli nagu top uudised, AI, buum, värgid on ju, aga tegelikult see oli topping faas ja mis me täna näeme on ju, et noh, see müüdigi ära on ju, et ma kardan, et natuke, et kõik need, kes sinna täna peale ronivad, et sul see risk reward ei ole nagu enam selline, et ta väga, ma ei taha uskuda, et ta veel läheb mingi 2, 3, 4x nendelt tasemetelt, et noh, kaitsetööstus on ikkagist sihuke hästi tootmismahukas sektor, et ja seal kasumid ei ole sellised nagu noh, Nvidial siin oli, et aastaga siin noh, tehti, ma ei tea, mitmeid kordi revenue nagu growth, et kaitsetööstuses ma arvan, et see on nagu keerulisem teha nagu, et selles suhtes ma ei oleks liiga nagu optimistlik või kui täna osta, et siis kindlasti rakendage mingisugust
kaitsetaktikat, et kui tõesti kukub siin 10, 15, 20% madalamale mingi indeks, et siis pange see positsioon enda jaoks kinni ikkagist. Aga noh, kui me siin Euroopast räägime, siis me ei saa üle ka Eesti asjadest, et ikkagi patriootlikust, ma ei tea, romantismist on kõigil mingid Eesti Balti börsiettevõtted ikkagi portfellis olemas. Tõstke käsi, kellel on Eesti või Balti börsiettevõtted portfellis. No näed, me kolmeks siin oleme. Nii et Eesti majandus oli siin pikalt, majanduskasv ei olnud nagu kasvutrendis, oli siin langustrendis või majanduslangus, võib siis öelda, oli mitu kvartalit, peaaegu 2 aastat. Et nüüd on hakanud see ots nagu üles tulema, et kas Eesti majandust ka nagu jälgid laiemalt ja võib-olla turgusid, et kogu selle USA nüüd ja Euroopa tuules, mis me Eestist arvame? Ja eks ma ikka jälgin, mis siin Eestis ka toimub, et ei, kindlasti ma arvan, et eks Eesti on nagu selles suhtes olulise koha peal, et kui täna me ikkagi tahame nagu investorite kindlust siin piirkonnas üldse kasvatada, et meil tuleks nagu investeeringuid ja võib-olla ka uusi aktsiaid börsile, et siis tegelikult ma arvan, et täna on Eestis see niisugune julgeoleku kindlustamine number 1. Et noh, me oleme Ukraina pealt näinud, et sisuliselt kui sa enda julgeolekusse kõvasti investeeri ja sa oled nõrk, siis tegelikult nagu näha, et siis sind täna kuskile laua äärde ei kutsuta, ja noh, kui sa oled nõrk, siis juhtubki nii nagu Ukrainaga, et sul tullakse, võetakse nagu jõuga assetid ära või tekitatakse riigis nagu mingisugune segadus. Ja noh, ütleme, Eesti või selle Balti piirkonna kohta ma arvangi, et noh, võib-olla see võibki olla nagu niisugune järgmine niisugune innovatsioonilaine, et täna ikkagist räägitakse väga palju nagu julgeolekust, siia suunatakse hästi palju uut raha, riigid siin lähiajal kaaluvad siin 5% julgeoleku kulude suurendamist SKP-sse sinna 5% peale, et noh, see tagab lihtsalt see, et paratamatult sinna sünnivad uued ettevõtted, sünnib nii-öelda innovatsioon ja paraku noh, ma väga loodan, et nendest sellistest väikestest ettevõtetest sünnivad mingil hetkel niisugused suuremad, võib-olla ükssarvikud ja mis nii-öelda müüvad Eesti tooted üle Euroopa ja miks mitte üle maailma ja mõni siis nendest võib-olla äkki jõuab tõesti börsidele ka, et noh, sinna läheb nagu aega, aga noh, ma arvan, et see Eesti julgeolek, see on nagu number 1, millega me peame tegelema, mis loob nagu niisuguse väga kõva vundamendi nagu siia ikkagist nagu ettevõtete kasvuks ja investeeringute tulekuks ka. Aga kui sellega on nii tihedalt seotud see finantsturud, et siin viimasel ajal arusaadavalt IPO-sid pole väga palju toimunud, üks riigiettevõte siin viiakse turult nagu üldse ära ja üldse likviidsus on nagu kokku kuivanud vähemalt viimase mõne aastaga. Jah, kui jätta see võib-olla COVID-i järgne nagu suur laine nagu välja sellest ja vaadata viimast paari aastat, et kuidas sa ise nagu neid aktsiaturge vaatad siin, kohalikke aktsiaturge ja mis nende väljavaade on, et noh, see mantra, mis käib ju taustal, mida nagu ketratakse, on see, et ikkagi likviidsus on madal, geopoliitiline risk on nagu suur ja välisraha nagu siia juurde aktsiaturgudele nagu ei tule, et siis kus see kasv peaks nagu tulema? Jah, noh, ütleme, eks tundub, et ega Eesti ongi nagu selles suhtes rahulikum turg, et meil siin niisuguseid tehnoloogiaettevõtteid ei ole, et mis on nagu hästi volatiilsed ja noh, näiteks USA-s on ju väga korralikku tõusu teinud, et noh, Baltikum ongi niisugune kohati igavam, niisugune dividendi ettevõtted, niisugune utilitas või noh, ütleme infrastruktuur ja noh, need ongi nagu ajalooliselt madalama riskiga ettevõtted, mis siin väga-väga palju nagu Balti börsidel on,
et sellepärast võib-olla ei olegi nagu niisugust tormilist kasvu siin Baltikumis või Eestis olnud ja lisaks Eesti majanduslangus, et eks see on oma nagu jälje jätnud, et aga kuidas edasi, mis on nagu väljavaated, ma pigem ütlekski, et eks see Eesti investori enesekindlus on ikkagi seotud samamoodi globaalsete sündmustega, et ikkagi kui siin kogu USA ja Hiina, kõik need tollitariifid ja lisaks Euroopa, et kogu maailmas käib sihuke hästi ebakindel tollide mingi sõda, et paratamatult see jõuab nagu siia, ma arvan muidugi nagu Eestis on väga palju nagu tööd tehtud investori harimisega. Et siin nagu niisuguseid paanikamüüke ilmselt on oluliselt vähem, siin pigem on niisugune ühe aktsia investorid, kes iga kell nagu ostavad ja panevad juurde ja suurte poistega on kahjuks nii, et kui neil on suured positsioonid, siis polegi täna võimalik siin Baltist väljuda, et siin pole lihtsalt niisugust turgu, kus sa saad enda pakki at market maha laadida ja on exit, et kohati see ebalikviidsus võib-olla on hea ka, et suurte paanikatega ei tule need suured poisid müüma, et kuna nad teavad, nad ei saagi müüa, aga kui sa peaksid ikkagi nagu siin turul näiteks mingi kolme ettevõtte portfelli kokku panema, et mis sa Balti turult siis endale nopiksid? tead, nagu ma ütlesin, et ma niisama ei hakka midagi noppima, et mul on niisugust õiget setup'i vaja ja niisugust taganttuult, et ma otsin ikkagist nagu niisugust trendi ja kasvu, et Baltit, ma ei ole nii jälginud ka, jah, siin on nagu üksikud pärlid nagu, mis tõesti on niisugust väga head sõitu teinud, alates Merkost on ju. Et Merko on tõesti niisugune pärl olnud, et aga tead, ma ei isegi hakkaks pakkuma, et millised need pärlid edaspidi võiks olla, et kuigi ma vaatasin seda Balti börsi nagu niisugust või Tallinna börsiindeksit, et ta on nagu väga ilusa setup'i teinud, et kui sa vaatad 2 aastat niisugust langustrend ja siis nüüd on niisugune ilus breakout olnud, et tehniliselt niisugune ideaalne muster, et mida osta, on ju. Aga ma ei oska pakkuda, et mis võiks olla see parim ettevõte, millega siin kaasa sõita. Jah, indeksit ise osta ei saa, et siis pead kõike ostma või siis pead ostma 3 kõige suuremat ettevõtet, et see võib näidata kogu turu liikumise ära. Ja just, et saaks indeksit osta, et siis niisugune breakout on palju lubav. Aga kui me vaatame, on ju USA turu poole, siis ega ju USA turgu veavad ka põhimõtteliselt 7 suurfirmat, et paari viimase aastaga need kõige suuremad 7 ettevõtet on peaaegu 70% SB500 tootlusest andnud, et mis sa arvad, kui suur oht selles peitub, ütleme, tavainvestori jaoks, et kui kogu see tootlus ja market cap'ide suurus on koondunud põhimõtteliselt 7 kõige suurema ettevõtte kätte? Jah, et see on see risk täna, et see risk on realiseerunud ja kui sa vaatad isegi minu arust see MAX 7 indeks, see on üle 30% tänaseks nagu kukkunud ja eks see mõjutab S&P 500 ja Nasdaqit samamoodi, et seal ligi 20% on indeksis kukkunud, et eks sealt see nagu langus tulebki, et jah, eks ta, ütleme, see on risk ja tootlus, et aastat tagasi oli väga hea, et need ettevõtted nii-öelda olidki nii suured ja see kogu aeg see osalus kasvas ja see andiski niisuguse väga hea tootluse sellele indeksile, et täna me oleme just nagu vastupidises faasis, et langustrend ja need ettevõtted on nagu ankruks, mis tõmbavad nagu allapoole, et ütleme, need, kes täna sisenevad, ütleme, see riskitulu suhe on juba oluliselt parem, on ju, et 20% on indeksid kukkunud, keskmiselt need suurettevõtted 30%, mõni on isegi 50% seal Teslad ja sellised, et võib-olla isegi rohkem, umbes 50%, et kindlasti riskid on nagu paranenud,
aga suures pildis ma arvan, et ega see USA kuskile ära ei kao, et heal juhul või noh, mis heal juhul, pigem ma arvan, et väga suur oht ongi see, et me liigume nii-öelda majanduslangusesse, mis siin üldiselt ajalooliselt ikkagi see langustrend meil kestab 8, 9, vahepeal 11, 12 kuud on ju, et täna me oleme kukkunud ainult 1,5 kuud tegelikult, küll see langus on olnud hästi agressiivne, et tõesti, et läbi ajaloo üks top kiiremaid languseid siin seal kuu ajaga näiteks või isegi 2 päevaga kukuti 10%, et ajaloos leiab selliseid languseid suhteliselt vähe, nii et jah, et need ettevõtted kuskile ära ei kao, et lihtsalt jah, aktsiaturud on volatiilsed, sellega tuleb leppida ja ma arvan, et eks nad mingil hetkel jälle tulevad tagasi, kui see niisugune sentiment muutub. aga sel juhul sa ikkagi panustaksid siis Mag 7 aktsiate peale, et või saaksin tõmmata paralleeli Nifty 50 ajastuga, kus samamoodi oli, on ju, et 50 USA suurettevõtet, mis siis olid nii suured, mis justkui pidid igavesti kestma, on ju, et mõned neist ei kestnud igavesti ja mõned ei ole sellist nagu market cap'is enam kunagi taastanud tänaseks päevaks, et kas võib siin niisugune oht olla Maxmäega ka või pigem sa niisugust ohtu nende ettevõtete puhul ei näeks? Ma ütlen, et pigem siin kõike võib juhtuda, finantsturgudel ei ole midagi välistatud, et me ei tea, kaugele need tariifisõjad lähevad, et näiteks võtame niisuguse ettevõtte nagu Apple, et täna Apple on päris palju pihta saanud ja kui vaadata, kus Apple oma toodangut on ju toodab, valdavalt Hiinas kuskil 70%, kõik need iPhone'id ja iPadid, mis sealt tulevad ja kui nüüd vaadata, millised on nii-öelda need tollid, tariifid Hiinale, Hiina importkaubale, siis just täna vist tuli uus tariif, et 145%. et mis see nagu tähendab, et see tähendab lihtsalt seda, et siis iPhone'id lähevad päris kalliks Ameerikas ja see paneb paratamatult mõtlema, et kuidas edasi, et kui need tariifid nii-öelda jäävad kehtima päris pikaks ajaks, et siis on võib-olla hakatakse mõtlema, et nii-öelda kogu selle mobiiltelefonide tööstust USA-sse nii-öelda tuua ja nii-öelda USA-s hakata tootma, aga mida see nagu iPhone'i hinnale tähendab, see tähendab nagu mitmeid kordi ilmselt kasvu, kuna Apple peab ehitama kogu taristu USA-s välja, see on tohutud investeeringud. Hiinas on näiteks see linn, kus iPhone toodetakse, kutsutakse iPhone City, et seal on mingi vähemalt 100 000 töötajat, kes toodab neid tehnikavidinaid, on ju, et kui see on üsna nagu niisugune tööjõumahukas ja nagu me teame, Hiinas on ikkagist oluliselt madalamad palgad kui Ameerikas ja võid ju ette kujutada, et kui kõik need 100 000 töölist näiteks viia USA-sse, ehitada niisugune iPhone City laadne nagu asi Ameerikasse kuskile, mis nõuab tohutult investeeringuid ja aega, siis ma arvan, et kokkuvõttes ühe iPhone'i hind võib näiteks maksta siin $3500, võib-olla $5000 ja kui sa sellise hinnaga nagu hakkad iPhone'i müüma, siis tõenäoliselt sul ei ole enam nii palju ostjaid ja mis tähendab seda, et kokkuvõttes sul revenue'd kukuvad, sul kasum kukub ja kui sellised näitajad sul ära kukuvad, et võid ise arvata, et mis juhtub nagu aktsiahinnaga, et siis ma julgen väita, et see võid aktsiahinna mingi 10-ks jagada, et ja see on nagu üks võimalik stsenaarium, aga see tähendab seda, et kui sa ostad indeksi, siis indeks on niisugune isemajandav organism nii-öelda, et nii-öelda sellised halvemad ettevõtted kokkuvõttes mingil hetkel visatakse välja või nende osakaal nagu kukub ja asemele tulevad nii-öelda uued liidrid. Et sellepärast see indeksis olemine on nagu kõige parem nagu safe way
ja samamoodi, kui sa tahad nagu üksikaktsiat osta, et siis täna ikkagist nii paljud investorid teevad seda viga, et nad ostavad langustrendi, et üritavad nii-öelda seda põhja tabada, et aga kahjuks need põhjad võivad olla mitme aasta kaugusel, väga hästi näeme kõike, see Neste bottom picking, et jah, analüütikud on ülipositiivsed, aktsia on siin, ma ei tea, juba mitu aastat kukkunud, üliodav ja ta läheb ikka veel odavamaks ja investorid ainult ostab juurde ja paratamatult see käis siin läbi, et on ka Swedi enim ostetud aktsia nagu läbi e-banki. Et me näeme nagu siukseid trende nii palju, et tegelikult kui aktsia on langustrendis, see tähendab seda, et miks seda osta, et ju siis nagu enamus mass müüb ja nii-öelda tegemist ei ole soovitud kaubaga. Et selliseid siukseid pikaajalisi allatrendijaid aktsiaid ma ilmselt eos kohe välistaksin, et nendega nagu ei tasu alla sõita, et ja sellepärast see trend ongi nagu ülioluline ja ilmselt mina seda Apple'it või niisugust Nestet ei ostaks ka enne, kui tekib nagu parem trend ja parem setup, mis annaks vihje, et võib-olla siin on põhi tehtud nagu. aga meil lugejad tahavad kuulda konkreetseid nimesid või tikkerid, et sul hetkel on jah, ütleme kõik positsioon on rahas enamus on ju, et aga mis sul on need watch list'is esimesed, ma ei tea, 5 või 10 asja, mis sa iga päev vaatad, kus sa otsid seda trendi muutust või setup'it, et mis need on need esimesed asjad, mis sul kohe pähe tulevad? No ütleme nii, et ega turg hakkab neid tekitama, on ju, õigel hetkel, et tegelikult neid langustrendis turul ongi selliseid ettevõtteid väga vähe, et sa võid vaadata, mis setup mulle meeldib, on näiteks Celsius Holding, et võid graafiku lahti võtta, et mulle meeldivad sellised setup'id. Praegu on muidugi kogu turg on selliste setup'ide vastu, et võib-olla kui täna osta, siis pane stop loss kuskil allapoole välja, et kui see setup ei toimi, et sa ei jää sinna sisse, on ju. Aga üldjuhul need setup'id toimuvad ja mille pärast need karuturud nii head ongi, et tegelikult karuturud resetivad kõik graafikud ära, et tekib sihuke langus, mingil hetkel see peatub ja siis hakkavad neid võimalusi tekkima ja selle jaoks on igasugused erinevad skännereid olemas, et mille tabel siis sa saad skännida endale soovitud parameetrite järgi need aktsiad välja, et paned seal revenue growth'id ja 52 week'id ja sellised asjad paika ja siis sul ees on 20, 30, 40 graafikut ja siis kui silm on nagu piisavalt vilunud, et siis sealt hakkavad mingisugused asjad meeldima, et kus sa tahad nagu võib-olla positsiooni võtta ja siis läheb juba edasi, on ju, et kui leiad mingisuguse setup'i, siis vaatad korra ka fundamentaalset poolt, kas on seal nagu mingit tausta ka, et mingid kasumid, revenue'd, kas on kasvanud, palju laenu on ja nii edasi, et või kas seal võiks olla mingi uus story, vaata, mis võib tulla nagu nii, nagu tuli AI, on ju, et sellel ettevõttel ei pruugigi nagu kasumeid ja revenue'sid ülipalju olla, aga samas kui siin narratiiv on nagu mingi uus mingi turul, et see võib nagu niisuguse väga kõva tõuke nagu anda just aktsiahinnale. Aga siis kõige tähtsam küsimus, et kui me võtame selle sinu, ütleme, strateegia, kuidas sina, ütleme, kaupled või investeerid ja kui me võtame nüüd investori, kes meid kuulab ja tahaks teha samasugust strateegiat, kas see on päriselt ka realistlik, et kui ma töötan näiteks 8-st 5-ni kuskil kontoris või kuskil mujal lõunavaheajal, vaatan korra Äripäeva ja siis õhtul kell 6 tulen koju, teen ma ei tea, TradingView või midagi lahti ja siis hakkan sealt trende otsima, et kas see on realistlik või pigem ikkagi peaks olema nagu umbes sellisel kohal töötab, nagu sina töötad või tegemagi elukutseselt nagu börsidel toimetama? Ütleme, see kindlasti annab juurde nii-öelda, kui sa iga päev vaatad graafikuid ja asju, et aga ma ütleks, see on ikkagist võimalik ka selliselt,
et kui sa töötad kuskil teises sektoris, võib-olla jällegi igapäevaturg, aga sul selle asja vastu on nii-öelda huvi, et siis piisab tegelikult nädalavahetusel paarist tunnist, et kus sa nii-öelda lased siuksed graafikud ja skännerid nagu üle, aga noh, selleks sul peab olema nagu silma, sul peab olema nagu ikkagist eelnev kogemus ja teadma, mida sa otsid ikkagist, et siis sa hakkad nii-öelda nägema selliseid potentsiaalseid trende. et aga noh, väga tihti ma vaatangi nädalaseid graafikuid näiteks, et ma ei vaatagi nagu igapäevagraafikud, ja noh, see nädalane graafik nagu noh, ongi kord nädalas on ju. et sealt tekibki selliseid võimalusi, et ei pea nagu iga päev selle asjaga tegelema, aga noh, kord õhtul ja noh, niisama turgu ja graafikud vaadates on noh, lihtsalt annab eelise. jah, ma arvan, et see on selline fanatide teema, on ju, et kui sulle juba asi meeldib, siis sa ei saa nagu piirduda kord nädalas vaatamisega. Ja kui sulle ei meeldi, siis sa ei taha neid positsioone võtta. jah, eks ütleme nii, et eks paljude jaoks võib-olla sihuke graafikud, noh, see on mingi voodoo, et paljud ei saagi aru, et paljud ei mõista, et mis need graafikud on, et noh, paljud ikkagist vaatavad ainult fundamentaale, aga need fundamentaalid kohati ei toimi, ma ütleks, et turul on liiga palju müra ja emotsioone, et need fundamentaalid võib-olla toimivad nagu noh, hästi pikas perspektiivis, aga mõnikord nagu isegi ei toimi need ka, et noh, nagu Tesla näide, et sul võib olla noh, fundamentaalselt nii kallis ettevõte, aga ta võib olla 5, 6, 7 aastat noh, täiesti absurdse väärtusega, ja teha nagu meeletuid kasvu, et siis see fundamentaalne investor noh, nendest kasvudest jääb lihtsalt ilma. jah, fundamentaalne investor on samal ajal Volkswageni grupi aktsias, et ja usub seda story't ja raiskab enda aega, aga noh, sellest ma olen aru saanud, et kõik need aastad, mis sa istud halvas aktsias, et su enda aeg nagu väheneb ja sinul ei ole neid aastaid nii palju kui sellel ettevõttel börsil. Just, aga küsiks sult mõned sellised äkk-küsimused, mida sa ei tea, et me isegi sa ei oska aimata, mis me nüüd küsima hakkama, aga kiired vastused siis lõpetuseks. Et kokku 7 küsimust, 6 või 7 küsimust, nii et liiga pikalt ei pea filosofeerima, aga kui mingi hea mõte juurde panna, siis võid lisada ka. Aga ma teen otsa ise lahti, et kas inflatsioon või deflatsioon, kumb on investorile suurem nuhtlus? No ma arvan, et ilmselt investorile on äkki isegi inflatsioon. Et kui sa oled parasjagu pikemalt rahas, et siis see sööb sul siis see sööb sul nagu mingi augu sinna sisse ja noh, nagu siin tegelikult oli, et kui pikaajaliselt nagu inflatsioon, noh, tegelikult see on vajalik, samas kui see inflatsioon tekib hästi kiiresti, siis paratamatult turgudel on paanika, nii nagu see oli siin 2022 on ju, et aktsiaturud saavad päris palju pihta, nii et jah, ma ei tea, kas seal on õige või vale, aga vähemalt mu mõte. jah, okei. Ja siin kohe vastumeelde ka vastu panna järgmise küsimusega, et kas keskpanga intressimäärad on aasta lõpuks kõrgemal või madalamal tasemel kui praegu? No siin on nii palju muudatusi siin lähinädalatel olnud, et ma pigem isegi ütleks, et üsna kindlalt, et see aasta me näeme veel siukesi veelgi emergency cut'e ja intressimäärad liiguvad ikkagist kokkuvõttes allapoole. Et noh, täna ikkagist näitab, et me liigume nagu recessioni või majanduslanguse poole, et noh, nafta on ju, siis ikkagist võlakirjaturg viimasel paaril päeval on nagu imelikult käitunud, aga ikkagist suures pildis investorid arvavad ikkagist, et majandust on õige pea vaja turgutada ja Fed tuleb enda intressimääradega allapoole, et jah, ma pigem arvan, et siin me oleme liikumas allapoole intressimääradega. Aga kumb on majandusele ohtlikum, kas tariifid või rahatrükk? No loomulikult ohtlikum on tariifid,
et need on ikkagist maksud kõigile, et siin selles mõttes, et ei ole, ma arvan, et võitjaid, et noh, ma ei tea, kohati nagu loogiliselt ma saan aru, milleks neid tariife tehakse, aga jälle teisest küljest nagu kui mõtled nende tariifide ja sellise iseloomu peale, et tegelikult need on ju puhtad maksud, et kui see USA kehtestab tariifid, see tähendab, et USA-s ju lähevad kõik asjad kallimaks. Noh, küll vastaspool saab ka nagu oma laksud kätte, et võib-olla ei ole nii palju tellimusi, noh näiteks mingi Hiina puhul, et kui iPhone'e nii palju ei osteta, siis võib-olla seal Foxconni tehases ei ole nii palju enam töölised vaja, siis sealt koondatakse inimesed ära, et noh, seal kautajaid on nagu mõlemal pool nagu, et selles suhtes ma arvan, tariifid on ikkagist nagu oluliselt ohtlikum kui rahatrükk niikuinii toimub, et see on tavaline suund ja ma arvan, et tänapäeva majandus baseerub nagu võlale ja seda tuleb ainult juurde. Aga kust saab leida suuremat tootlust, kas Excelist või psühholoogiast? Psühholoogiast, absoluutselt. Okei, järgmine küsimus, et Tesla või Merko, kumba investeeriksid täna? Tesla või Merko? Tead, ma arvan, et ma ikkagist investeeriksin Teslasse, et Merko on sihuke Baltikumi risk, et Tesla on ikkagist väga lai globaalse haardega ettevõte ja seal on, me ei tea, kuhu me maailma selles investeeringutega jõuame, et Teslal on väga ägedad ärisuunad, on ju, kõik see solarpaneelid, akupangad, elektriautod, SpaceX sisuliselt kosmosetehnoloogia, räägitakse siin robotitest, on ju, et võib-olla see tulevikus see iPhone'i tootmisüksus, mis USA-s on, kui see seal käibki läbi robotite nii-öelda tootmine, siis see iPhone'i hind võib-olla ongi $1000, et see on nagu, kõik on võimalik, et Merko on niisugune rahulik kinnisvara business Baltis, et seal on nagu omad riskid. Aga kuld või Bitcoin, kumb on usaldusväärsem väärtuse säilitaja 2030. aastaks? No ma kaldun arvama, et Bitcoin teeb parema tootluse, et siin on juba praegu näha, et kus turgudel on ikka üsna paanika ja Bitcoin on väga-väga hästi vastu pidanud, et see näitab, et seal ikkagist natuke on juba seda niisugust narratiivi sees, mis on nagu see store of value, et ilmselt see ainult kasvab ja siin on ka näha, et USA poolt juba see, et mingit Bitcoini hoitakse strateegilise reservina ja ma arvan, et see liikumine siin kasvab aastatega ja kuld on ka muidugi hea, aga ma arvan, et 20 aasta pärast on see Bitcoini market cap suurem kui kulla market cap. Aga USA või Euroopa järgmise 5 aasta perspektiivis? No see on hea küsimus, et ma millegipärast usun ikkagist Ameerikasse, et Ameerika nagu on kogu aeg olnud ikkagi niisugune turuliider, et jah, on siin hetkel väga poliitiliselt väga palju segadust, aga mine tea, võib-olla kokkuvõttes see Trumpi niisugune suurem agenda või see plaan õnnestubki ja me vaatame kõike seda 3-4 aasta pärast lollilt pealt, et kuidas õnnestuski tootmisettevõtted, niisugused kõrge lisandväärtusega tootmisetted USA-sse tagasi tuua, kuidas tariifidega nii-öelda pandi mingid suhted paika, kus võib-olla sulle riigi defitsiit võib-olla ei olegi enam ja sulle nii-öelda see riigi võlg on nagu nii palju tagasi makstud, et kunagi tea, võib-olla see plaan õnnestub ja siis ongi USA uuesti superpower ja nii ongi nagu viimased 100 aastat on läinud. No nii, sellega need lühikesed küsimused ka ära said küsitud, aga sellega tõmbame podcasti kokku ka. Meelis, suurt tänud sulle, et sa tulid podcasti ja ülimalt
ülimalt kaasahaarav ja head mõttelendu pakkuv, nagu tund aega oli meil siin, aega läks isegi nii kiiresti, et alguses mõtlesime, teeme 45 minutiga, aga näed, libistasime ikkagi tunnike sisse, et. Ja, tõesti samad sõnad, see tund aega lendas nii kiiresti. Tänud sulle. Ma loodan, et kõik kuulad leiad midagi põnevat ja edu investeeringute tegemisel. Ja tänud, ma arvan, et kutsume sind kunagi tagasi veel, nii et ole valmis. Ja, aitäh. Tänud. Tšau. Tšau. Tšau.